Sõitsin täna hommikul Kuressaarest Tallinna ja ühtlasi jälgisin ka oma auto, elektriauto, aku temperatuuri ja mõtlesin, et toon välja need numbrid ka kõigile teistele huvilistele. Sõitu alustades oli aku temperatuur 6,5 kraadi, esimene vahepeatus oli sadamas, sest pidi praamile minema ja nagu näha, siis aku temperatuur oli tõusnud kõigest 8 kraadini. Alustasime 6,5 kraadiga, peale 80 kilomeetrit sõitu oli temperatuur tõusnud 8 kraadini, ehk siis pelgalt 80 kilomeetrit sõitu lubatud maanteekiirusega ei ole see, et oma akut soojendada sellise kiirlaadimise temperatuurini. Lisaks veel siis aku jääkväärtust oli ka veel liiga palju, et saada kiirlaadimise kiirus kätte 70, mis ta seal näitab üle 70%. Ja huvitav on ka see fakt, et pelgalt 27 minutit või siis lausa 27 minutit niisama tühja passimist praami peal ei tee akut siis veel külmemaks, ehk siis 8 kraadi oli ta praami peal sõites ja ka praamilt lahkudes. Pikem sõit ehk siis Tallinna välja, kokku 215 kilomeetrit ja aku temperatuur lõpus on 8 kraadi. Ehk sellise ilmaga nagu täna oli, kõige rohkem oli 5,5 kraadi õues sooja, kõige vähem oli kuskil 2,5, nii nagu Tallinnas lõpuks oli. Pelgalt tavalise sõiduga ei sõida akut soojaks. Ehk kiirlaadisse ma võin minna, aga ma ei saa sealt seda maksimumvõimsust kätte, kuna autoaku, vähemalt minu autoaku peab olema soojemas temperatuuris kuskil 30-35 kraadi juures. Jutt käib siis Škoda Enyaqist, ehk siis kõigist Volkswagen Grupi autodest sisuliselt. Aga vaatame siis ära, selliste andmetega läksin laadjasse, kiirlaadjasse, mis on 150 kilovatine ja vaatame, palju ma siis kätte saan. Ilusti hakkas laadimisprotsess käima, algul võtab 21-22 kilovatti kätte, 30 peale, 40 peale, lähme istume autosse ka, vaatame, kui palju autost ta siis välja annab. Vahva kena uus laadija Roo Prismas, soovitan proovida, katsetada ja võtta seal maksimumi välja. Kindlasti soovitan ka 800 voldise autoga minna sinna, minu oma 400 voldine ja maksimum, mis ta siit tuleb, 49 kilovatti ja temperatuur, muide auto seisis paar tundi lihtsalt parkimise majas ja temperatuur oli langenud 6,5 kraadini ja 48, 49, sinna kanti ta jäi. Siis teeme väikse pausi, käime ära poes, kaua ta aega võtab, seal alla 10 minuti poes käimine ja ega see aku temperatuur väga palju suuremaks ei läinud selle ajaga, 10,5 kraadi ja maksimum laadimisvõimsus 44 kilovatti ja üle selle ta ei läinud. Ja lõpuks siis temperatuur 11%. Ehk siis loo moraal, kui sa tahad saada kiiremat võimsust kätte laadijast, siis soojenda akut või siis sõida aku tühjemaks.